see muna tuli päris niimoodi omalaadset teed pidi, et kõigepealt tuli kana ja siis tuli muna. Et ehk siis tegelikult algselt oli lind ja see lind sümboliseeris jürglindu. Et nagu me teame, siis Eesti pärimuses, et meie, mitte ma ei tahakski öelda eri Eesti pärimuses, vaid tegelikult me teame, et meie esivanemate arusaam sellest, kuidas maailm tekkis, oligi see, et jürglind munes muna. Ja munemine ongi nii-öelda nagu, või ütleme, loomine ongi munemine, et selles mõttes, et sealt tulid siis, et meil on hästi palju selliseid regilaule, kus siis me teame, et kuidas siis nendest, mis sellest munadest siis sai, et sai kuu ja tähed ja kõik muu. Et see on minu meelest nagu hästi ilus lugu ja see kuidagi kõnetas mind. Teisalt ka lind, kes teeb natukene võib-olla nagu kummalisi asju pealt näha, et näiteks lendab lõunamaale ja siis tuleb jälle Põhjamaale tagasi. Et ta lendab võib-olla siin tuhandeid kilomeetreid ja riskides oma eluga ja me ei saa täpselt aru, et miks ta seda teeb. Aga see on vajalik maailma terviku seisukohalt. Et see on mingisuguse nagu suurema eesmärgi nimel vajalik. Ma olen tundnud, et võib-olla meie kool on ka natukene selle koha pealt selline nagu jürglinnu käitumise moodi või linnu käitumise moodi, et ta teeb aeg-ajalt asju, millest on nagu raske aru saada. Ja ma isegi vahest mõtlen, et miks me nii teeme, siis ma saan aru, et see on tegelikult nagu oluline mingisuguse suurema terviku või suurema mõistmise jaoks. Ja meie muna, et see muna siis saigi öelda, et me hakkasime otsima, et kas see lind võiks siis olla nagu kooruda munast või ja siis tuligi see muna, et muna on ju ka, et see on ju üleüldse nagu selle loomise sümbol ja teisest küljest siis ka seal sees on ju see munarebu, et ühes ringis või ovaalis on siis nagu selline väike ovaal veel sees, et see võib olla ka samas idee, millest siis midagi luuakse, et see võib olla ka selle õpilase selline soov või mõte, mis siis kunagi saab täiuslikuks. Seal võib olla nagu lõputult palju selliseid ilusaid asju, mis kõik hakkab juhtuma. Ja mulle meeldib ka natukene see selline saladuse loor, et ega me ei teagi, mis sealt tuleb alati. Et me lihtsalt teame, et see on võimalus. Ja see selline võimalus ongi see, mida ma tahaks inimestele pakkuda, et ühest küljest selline jürgne mõte ja teisest küljest siis selline ilus võimalus millegi sünniks.